Head hiidlased, annan ülevaate 17. märtsil Emmaste Vaba-Aja Keskuses toimunud volikogu istungist. Kõige olulisem päevakorrapunkt, mida volikogu arutas, oli Hiiumaa valla eelarve, mis sai ka vastu võetud. Hiiumaa valla eelarve kogumaht on 30,1 miljonit ja tulumaksu prognoosi tõstsime 6% võrreldes aastaga 2021. Suurendati valla allasutuste eelarveid arvestades töötajate palgatõusu vajadust, suurenenud energiaarveid, aga eelarve on suhteliselt konservatiivne. Seal ei ole hetkel arvestatud kütusetõusu ja Ukraina sõja tõttu lisanduvaid põgenike vastuvõtukulusid. Kuna need kulud ei ole praegu ka hetkel veel teada ja suures osas kaetakse neid riigieelarvest, siis nende tekkimisel koostatakse lisaeelarve, kui selleks tekib vajadus. Toon lühikese ülevaate investeeringutest, mis võib-olla pakub inimestele kõige rohkem huvi. Jätkuvalt 2021, mis tööd pooleli jäi, jätkub Tohvri hooldekodu juurdeehitus, mis tegelikult on valmis, käib dokumentatsiooni koostamine ja hoone avatakse 31. märts sellel aastal. Kärdla põhikool peaks valmima sellel aasta sügisel. Hiiumaa spordikeskuse uue ala jätkutööd tehakse ära mai-juunikuu. Jätkuvalt toimuvad KIK-i rahastuse toel tänavavalgustuse uuendamise investeeringud. Emmaste põhikooli ventilatsioonitööd algavad kevadel ja Hellamaa sotsiaalkeskuse projekteerimine saab samuti alguse. Palade spordihoone on saanud eelneval aastal toetust hoone soojustamiseks ja selle jaoks tehakse varsti riigihange. SA Hiiumaa sadamatel on käsil praegu ka projekti toel Sõru ja Kalana sadama ehitustööd. Sõru sadamas tööd hetkel toimuvad ja Kalana sadama tööde teostamiseks kuulutati välja hange, mis on lõppenud. Leping on hetkel veel sõlmimata, aga volikogu otsustas toetada sadamaid 465 000-ga, et suurenenud hanke summasid saaks kasutada ja sadama valmis ehitada. Sealjuures Hiiumaa sadamad töötavad ja ka selle nimel, et saada veel lisarahastusi erinevatest fondidest, et vähendada valla osalust. Uutest investeeringutest äkki tooksin välja, et Kärdla lasteaed saab 100 000 projekteerimiseks, uue hoone projekteerimiseks. Spordikeskuse kergliiklustee lõpuni tegemine on 50 000. Villaladu Kärdlas katuse remonttööd on toetus saanud 100 000 ja vald lisab sinna 181 000. Suuremõisa kaugküttetrass saab 35 000 eelarvest rahastust. Naistlaiu kalurite hoone on saanud toetust 76 540 projektist ja selle tööd algavad ka sellel aastal. Paluküla spordirajatised on saanud toetust 13 424 000 Kultuuriministeeriumilt. Elamu majandus üürimaja 100 000 projekteerimiseks. Kõrgessaare kergliiklustee on saanud toetust 210 000 ja valla eelarvest lisandub 52 500. Lisaks Kõrgessaare tuletornid saavad 76 000 ja Kõrgessaare programm saab 125 000 lisarahastust. Käina kultuurikeskus saab rahastust tervisekeskuse väljaehitamiseks. Käina ujula 42 461 on saanud projektitoetust ujula kaasajastamiseks ja vald lisab sinna 39 000. Kiirel internetile on planeeritud 100 000
väikeinvesteeringutele 323 500 ja teede ja tänavate hoolduseks 418 000 eurot. Lisaks eelarvele olid esimesel lugemisel ka Hiiumaa valla osavaldade ja Hiiumaa valla põhimäärused, kuhu saab siis teha muudatusettepanekuid aprillikuu volikokku. Ka eralasteasutuste ja üldhariduskooli toetamise kord oli esimesel lugemisel, kus lasteaia laste toetust soovitakse suurendada. Üks oluline punkt, millest andis vallavanem ülevaate, oli arengukava täitmine, mis on mahukas dokument, läheb üles valla kodulehele ja samas ka algatati siis Hiiumaa valla arengukava 2035 punkt muutmine. Vallavanem Hergo Tasuja andis pika ülevaate, kuidas on vald valmis tegevuseks Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmiseks ja sinna said ka volikogu liikmeid teha palju oma ettepanekuid ja arvamusi. See on oluline teema meie jaoks, kuna iga päev informatsioon muutub ja see info, mis ka inimesi võiks puudutada, on kättesaadav valla kodulehel. On olemas erinevad lingid, et saab anda märku, kes tahab toetada Ukraina põgenikke ja samas on ka informatsiooni põgenikele endale, et millised õigused neil on ja millised on abiorganisatsioonid. Et see informatsioon pidevalt täieneb. Lühidalt kõik eilsest volikogust ja soovin teile kõigile ilusat kevade algust.